Lastega reisimine võib tunduda ehk keerulise ettevõtmisena, kuid hästi läbimõeldult võib sellest saada tore puhkus, mida perega veel aastaid meenutada. Siin on paar näpunäidet, mida silmas pidada, kui on plaanis koos lapsega üks laevareis ette võtta. Planeeri enda reisiplaani ohtralt varuaega ootamatusteks, mis lastega tahes-tahtmata kaasas käivad. No näiteks kui laps väga ei soovi kingi jalga panna või tuleb poolel teel sadamasse meelde, et ta lemmik mänguasi jäi maha ja peate kähku ümber pöörama. Igaks juhuks pane kotti ka tabletid merehaiguse vastu, eriti veel, kui see on lapse esimene kord merel. Uuri enne reisi, kuidas laeval lapsega reisimiseks vajalike esemete kasutamisega on. Kas käruga pääseb igale poole, kus vajadusel last imetada ja mähkida ning millised võimalused on laeva lööbimiseks. Näiteks Tallinki laevadel on olemas perekajutid, kuhu saab lisatasuta tellida beebile spetsiaalse voodi. Rahvarohketes kohtades võib ikka juhtuda, et laps kaob silmist. Lepi juba varem lapsega kokku, mida sellisel juhul teha ja pane talle taskusse kiri enda nime ja telefoninumbriga. Nii saavad tähelepanelikud Tallinki meeskonnaliikmed eksinud lapsed kiiresti vanemate juurde tagasi toimetada. Et laps ennast võõras kohas võimalikult hästi tunneks, võta kaasa talle tuttavaid mänguasju. Enamasti on aga ka laevapardal lastele palju lõbusat. Näiteks Tallinki laevadel saab supelda pallimeres, hullata mängutubades ja laevalt võib maha minna lausa toreda näomaalinguga. Reisi võib planeerida kui hoolega tahes, aga tühja kõhuga pole sellest ikkagi kellelgi rõõmu. Õnneks on Tallinki laevadel suur valik erinevaid toidukohti. Et laps tunneks end kaasatuna, lase tal näiteks valida, millises kohas keha kinnitada. Kas võtta Burger Kingist üks mahlane burger või süüa näiteks rikkalikus buffees, kus muide alla 6-aastased lapsed saavad täitsa tasuta inestada. Ära aga unusta suure planeerimise kõrval ka lihtsalt istuda, puhata ja enda väikese kaaslasega toredat merereisi nautida.